3 päeva enne Halloweeni Albuquerque'is, New Mexico osariigis, on politsei kontrollimas, kas inimesega on kõik korras, mille käigus avastatakse tõeline õuduslugu. Politsei soovib kontrollida 69-aastase Ernestina Lucero olukorda, kelle kadumisest andis teada üks pereliige. Kui politseinikud üritavad ühendust saada Ernestina või tema täiskasvanud pojaga, kes temaga koos elab, tõmbavad nende tähelepanu naabrid. Te kõik tunnete seda naist, kes siin elab? Ma tean, et siin elab üks mees nimega Leroy. Ma ei tea tema nime, aga ta elas koos ühe vana naisega. Jaa, vasen see. Noh, ma tean umbes 2-3 nädala tagusest ajast. Oota, kallis, 2-3 nädalat tagasi pärast seda visiiti, kuhu ta mind viis. Ma pole teda sellest ajast saadik näinud. Tema viis sind? Jah, ta viis, mina ja tema, me käisime koos toidupangas. Nii et paari korra järel hakkas ta meid lõpuks edasi-tagasi sõidutama. Ma ei näinud teda enam. Sa pole tema Chargerit siin üldse näinud? Ei ole. Ta müüs selle maha, ta küsis meilt, kas me tahame seda osta. Ma olin temalt küsinud, et kuhu ta läks ja tema ütles, et ta läks Mehhikosse. Ta rääkis igasuguseid asju selle kohta, kuidas ta lahkus Uus-Mehhikost koos oma poissõbraga. Ja et nad suhtlevad praegu oma vahel. Ja siis paar päeva hiljem. Ta tuli ja koputas uksele ning ütles, kuule, kas sa tahaksid mu autot osta? Ma üritan üüri jaoks raha koguda. Nii ta ütleski. Kui kaua sellest möödas on? Ma tean, et mu vend küsis temalt, et kus su ema on, sest me pole teda näinud. Ma ei tea miks. Ja ta hakkas kokutama ja jäi lihtsalt vait. Ta tuli üles. Palun. Nad tülitsesid enne, kui ta lahkus. See oli minu järgmine küsimus. Nad tülitsesid enne, kui ta lahkus. Ma tean, et oli paar ööd, kus nad vaidlesid kõvasti. Mul on 2-aastane laps ja ma olen palunud neile, et nad natuke vaiksemalt oleksid. Ta ütles, et ta lihtsalt norit tüli. Ta ütles, ma olen väga vaikne. Ja. Enne, kui see oli nagu, ta on juba mõnda aega ära olnud. Jah, ta on nüüdseks juba vähemalt 1,5 kuud ära olnud. Ma ei tea rohkem. Ma ei tea. Ta küsis minult esimesel päeval, kui ma teda kohtasin postkasti kohta, sest ta ütles, et tal on vaja saada oma sotsiaalkindlustuse toetuse tšekki. Ta ütles, et tal on vaja oma tšekk enne kätte saada, kui tema selle saab või midagi sellist, et tema üritab selle ära võtta. Seistes Ernestina kadumiskuulutuse kõrval, ütlevad naabrid, et nad pole teda juba üle kuu aja näinud ning avaldasid, et Ernestina ja tema täiskasvanud poeg tülitsesid sageli, sealhulgas ka sel õhtul, kui teda viimati nähti. Nad ütlesid politseile ka, et ta müüs hiljuti tema auto, üritas kätte saada tema sotsiaalkindlustuse toetuse tšekke ja väitis, et tema ema läks koos poissõbraga Mehhikosse. Ta ütleb, et ta läks Mehhikosse, aga ta suutis ju vaevu kõndida. Ta vaevu suutis kõndida, nagu ta. Pärast peaaegu 15 minutit koputamist saab üks politseinik lõpuks vastuse. Tule nüüd, mees. Jah, tule nüüd. Ta tuleb peaukses sisse. Vabandust. Mees, ma arvasin, et ta on keegi teine. Kat. Jah. Pole probleemi. Ma lähen. Jah. Kas koerad on sõbralikud? Jah, nad auguvad, aga ei ammusta. Ametnikud tuvastasid siin nähtud mehe kui 49-aastase Leroy Vallejose kadunud naise poja. Mees. Olgu. Jah, kas ma võin ukse su järel sulgeda? Minu partner tuleb ka sisse. Olgu. Jah. Aga sa lihtsalt kolistasid ukse taga. Minu viga. Ma olin unine mees. Olgu. Need nädalad on rasked olnud, mees. Vabanda selle pärast. Ma pole olnud. Mis toimub? Ema on kadunud ja ülikooli ning tööga seoses olen ma olnud liiga stressis ja väsinud. Saad aru küll? Õige, 236-20. Lihtsalt üritan natuke puhata, mees. Olgu. Väsinud muretsemisest. Tead küll, mida ma mõtlen. Põhjus, miks me siin oleme, on see, et perekond on mures ja ütleb, et nad on püüdnud sinuga ühendust saada. Ma olen kõnedele ikka vastanud, mees. Ma näitan sulle sõnumeid, kõike. Ma pole kunagi kedagi ignoreerinud. Okei, hästi siis. Ma ei tea, miks nad nii tegid, ma ütlen sulle.
nagu mu emal oli mingi tüüp, kes üritas minuga midagi alustada või midagi sellist. Aga mina pole talle kunagi samamoodi peale läinud. Mida sa mõtled? Ta on püüdnud nende tüüpide peal seda ahistamise värki kasutada. Aga mina pole tema suhtes kunagi nii käitunud. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Nii et nad teavad, milleks ta võimeline on. Sellepärast nad kardavad, et mina võiksin seda teha. Ma arvan, et sellepärast nad nii mõtlevadki. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Aga ma olen mees, see on kestnud juba aastaid. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ja ma pole kordagi tema vastu kätt tõstnud. Tead, viimasel korral ma lihtsalt ütlesin talle, et ma olen su valedest väsinud. Ma ei usu sind, mees. Ma isegi ei arva, et me peaksime teineteise läheduses olema. See ajab mind oksele, sest me olime kunagi lähedased. Tead, me ei olnud alati sellised. Ja mul on kahju, et asjad on nii, aga... Kui ma oleksin teadnud, oleksin rohkem tähelepanu pööranud. Rohkem küsimusi küsinud. Saad aru, mida ma mõtlen? Aga lihtsalt nii olid asjad tol ajal, mees. Olgu. Ja ma pole pärast vanglast vabanemist seadusega pauksisse sattunud. Ma õpin ülikoolis, mees. 4,0 keskmisega tudeng. Õpilasesinduse president. 15 korda järjest. Mis? Nüüd on ta issanda juures, tead. Ogõ. Viimati, kui ma teda nägin, kui ta sisse tuli, küsisin ma temalt. Mida sa teed? Ta ütles, ma olen lihtsalt hänginud. Nii ta ütleski. Ja ma lihtsalt läksin oma tuppa. Ma arvasin, et ta jääb siia oma tuppa magama. Ma ärkasin hommikul üles. Pesumasinas oli natuke riideid, sest meil on eestlaetav masin. Ta kipub riideid sinna sisse jätma ja see paneb eestlaetava haisema. Nii et ma arvasin, et ta on oma toas. Ma läksin tema tuppa ja teda polnud seal. Siis panin tema riided kuivama. See oligi viimane kord, kui ma teda nägin, mees. Ogõ. Hästi. Ja enne seda ta ei maininud midagi kuhugi mineku või kellegagi kohtumise kohta. Lihtsalt ära tee seda, jah, mees. Kui üks politseinik jätkab vestlust Leroyga, siis teine suundub kööki, kus kadunud Ernestina juhtum on kohe lahendatud. Jah, sain aru. Läneri ütles, et ma tulen kaasa ja avan kõik need puurid. Tule nüüd. Sügav külmas, peidetuna hotpocketsite ja külmutatud krevettide alla teeb politseinik häiriva avastuse, mida kirjeldatakse vandetunnistuses kui osaliselt tükeldatud täiskasvanud inimese säilmeid. Mida sa mõtled esimese nädalal? Kas sa mõtled nädalat pärast 15. kuni 17. kuupäeva? Mis toimub, boss? Lähme välja. Tule, Katriina. Ole varsti tagasi. Hästi. Ta on sügav külmas. Ei, ma tean. Ole vaid. Olgu. Aitäh, mees. Kuule, meil on koerad tükkideks, härra. Nii, et nad ei jää siia välja. Ma ei saa neid välja panna. Ma ei saa neid ka sisse panna. Jah. Ma saan neid jälgida. Nemad saavad meid jälgida. Ei, see on sees. Pane eest lukku. Ei, praegu. Me ei lähe sinna sisse. Ma armastan seda. Jumal küll. Ma olen väga vaikne mees. Igal juhul on siin üks lugu, mees. Ma armastan teid, mehed. Kas ma võin teda suudelda? Kas ma võin koeri suudelda ja teada saada? Lihtsalt nõusuta oma sigaretti ja aita sind enne. Ei. Panen su koerad oma telefoni. Kas sa oled teda sees näinud? Okei, aitäh, mees. Jah, teie kõik. Näeme järgmine kord. Ma armastan sind. Ma armastan teid, kutid. Ma olen lihtsalt natuke... Tule nüüd. Tule nüüd, sõber. Aitäh, mees. Ma hindan seda. Jaa. Tule nüüd, sõber. Kas sa saad mind kutsuda? Ei, sa ei sega mind. Kuule, mees.
ma tean, et see on. kurat. Kuule, lase mul. Nii, kuidas? ta on mähitud mingisse kõva materjali sisse. aga keha ja pea on selgelt eristatavad. Kui kuriteopaiga uurijad saabuvad sündmuskohale, viiakse Leroy ülekuulamisruumi, kus detektiividel on tema jaoks palju küsimusi. Keegi ei usu mind, jah? Kõik on korras, jah? Tead mis? Ma lihtsalt ei usu seda, vend. Ma ikka veel ei suuda sellest aru saada. Enamik sellest on niikuinii vale. Sa ei saa kunagi neilt tõde kätte. Sa tead, mida ma mõtlen. Kes valetab? Ma ei tea, mees. Ma ei tea, kes nad on, mis kurat. Ma ei tea, mis kuradid nad on, mees. Nõiad. Ma ei tea, kuidas sa need kutsud. Inimesed, kes annavad oma elu pimedusele. Tead küll. Minu perekond, ma tulen nõidade perekonnast. Mu vanaema, mu tädi, mu ema. Sellest ei räägita tegelikult. See on saladus. Sellest ei tohi rääkida. Ja ma ei tea, kas mind lubati kellelegi või olen ma nii palju valesid kuulnud, mees. Kui sa ütled, et sind lubati kellelegi, mida see tähendab? Lõplik lubadus saatanale. Nagu? Lubadus. Mu ema, jah. Kuidas sa sellest teada said? See on lihtsalt jama. Sa pead teistelt nõidudelt õppima, tead küll, asju, millele vastust ei ole ja nii. Sa pead nendega rääkima, neilt küsimusi küsima. Tead, ja siis sa ikkagi lihtsalt arvad tegelikult, sest ma põlgan kurjust end. Ma mõtlen, see, mida ma tegin, oli halb tegu ja ma ei saa seda kunagi tagasi võtta. Ainult Jumal on kohtunik. Leroy räägib uurijatele ühe ebatavalise loo, öeldes, et tema perekond on, tsitaat, täis nõidu, kes tema sõnul tahavad talle halba. Järgmisena otsivad uurijad rohkem üksikasju Ernestina surma kohta. Mis sel päeval juhtus? Ma murdusin, mees. Ma ei tea, mis jama see oli. Saladused minu selja taga. Tead, nad ütlevad sulle üht, aga su selja taga räägivad hoopis muud. Ja kõik, mida mina tegin, oli süüa teha, koristada, muru niita, 3 valmis sööki päevas valmistada. Tead, ta ütles midagi, et sind halvas valguses näidata, tead küll. Sest ma elan selles majas. Ma ei saa isegi tööd, sest need inimesed teevad nii. Ma pidin oma koeri pühkima. Ma tean, Ma olen olnud apis. Ma ei usuks seda. Vend. Ma ei tea, kuidas nad saavad nii palju mõjuvõimu või mida nad teevad, aga see on tõeline õudusunenägu, vend. Ma arvan, et see on õudusunenägu, mees. Aga siin on 25-sendine münt, see on põlemas. Tead, see näeb välja nagu 25-sendine münt. See on põlemas, ta on nagu, ja ta pillab oma 25-sendise mündi maha. Ja kui ta selle maha pillad, veereb see mööda mu pead alla, üle nina keskkoha, mööda mu kätt ja selle keskmise sõrme peale. Ja ma kargan püsti ja olen nagu, mul oli see õudusunenägu. Lähen tagasi magama. Hommik saabub. Ma ütlen oma vanaisa naisele, ma lähen metsu, vaata mind. Kui ma vaatan peeglisse, on mu näos igal pool põletusjäljed. See mint tabas mind. Kogu mu väike sõrm on kaetud. Ma ei tea, mida see tähendas. Võib-olla seda. Ma ei tea, keegi ütles, et see võib tähendada, et mu hing kuulub talle. Ta on selle eest juba maksnud. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Millal see juhtus? See oli see öö, kui ta minusse tuli. Kui ma arvasin, et see asi oli minus, sellest ajast peale olen ma hakanud Jumalat otsima. Ma anustasin, Jeesus. Ma pole kunagi Jumalat näinud. Ma pole teda kunagi kuulnud. Ma pole teda kunagi tundnud. On möödunud aastaid. Ma olen otsinud. Ja sa arvad, et kurjus tuli sinu sisse ja see ongi see. Kurjus. Et siis, kui see juhtus. Nemad on kurjad, vend, mitte mina. Ma tegin midagi halba, aga ma ei näe süütu välja. Tegelikult tahan ma ühte asja paluda, saad aru? Erandjuhtum. Ma tahan elu eest elu maksta. Mis juhtus, mees? Mis su emaga juhtus? Mu ema küsis mult, miks.
Viimased 17 aastat on ta üritanud mind tappa. Need gängsterid ümber laagri. Olgu, las ma räägin sulle, kuidas see juhtus. Ta võtab mu sülle ja on hell. Ma tahan koju tulla. Mul pole temaga kunagi probleeme olnud, mees. Ta on alati olnud mu parim sõber. See, kelle juurde ma lähen, tead küll, kes on alati olemas. See oli 17 aastat tagasi ja mina. Mida sa tegid? Loodan, et sa ei saa aru. Sa vaatasid seda, mees. Sa nägid seda. Uurijad pinnivad korduvalt üksikasju selle jõhkra kuriteo kohta, enne kui Leroy üllatab neid ootamatu ülestunnistusega. Nii nagu me tema vanamehega tegime, Angel. Lõikasime ta seal sügavkülmas tükkideks, jah? Ja viskasime ta kuhugi prügimäele. Ma ei suutnud talle seda teha, jah? Nagu ta oleks lõksus pärast kõike seda, mis ta mulle teinud on. Jah, seal on veel üks laip, tema vana mees kusagil prügimäel. Korterid. Pani ta kottidesse, tükeldas ta ära ja viskas minema nagu prügi, jah? Sa ei suudaks seda emale teha. Kui sul on natuke abi vaja, võib tulla. Olgu, ma tapsin ta, sest nad tahtsid mind koju saata, tead küll. Ma läksin tema tuppa, tulistasin teda pauh-pauh ja kui ta kiiresti kukkus, ütlesin talle, et kutsu politsei. Kas nad elasid koos? Kui ma sulle ütlesin, et see tüüp selles Camaros, see oli tema oma. Sii oli kunagi tema auto. Op, proovisin mees maha võtta. Ma ütlesin, anna mind üles, jah, sest ma kavatsesin ka tema tappa. Ma ei suutnud. Ta ütleb mulle, ei, ma vajan sind siin. Järgmisel hetkel me otsime midagi, millega teda tükkideks lõigata, jah? Lahti saada laibast. Ma pole kunagi laibast lahti saanud. Aga see on mu ema, ma teen seda. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Mida iganes ta ütleb? Kus see oli? See võttis mul 2 tundi, jah? Et see tükkideks lõigata ja temast lahti saada. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Mu ema on olnud selles sügavkülmas 3 nädalat, jah? 3 nädalat. Sest ma ei suutnud teda niimoodi tükkideks lõigata. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma proovisin. Saada. Aga mul hakkas halb ja ma alustasin. Mida sa talle enne seda tegid? Kuulsid õigesti. Leroy tunnistab, et tükeldas oma ema ja peitis tema jäänused sügavkülma, kuid väidab ka, et oli aastaid varem tema poissõbra sarnase mõrva taga. Nüüd jätkavad uurijad üksikasjade uurimist. Ma vist kägistasin ta ära, jah? Ta ärkas üles ja hakkas midagi rääkima. Jama sellest ja tollest. Valed, mees. Kogu aeg ainult valed. Tead küll, nagu ma oleksin loll. Nagu ma ei teaks paremini. Tead, ma talusin kogu seda jama, sest ma armastasin teda. Ja ma palvetasin ning tahtsin, et see muutuks. Mida su ema ütles? Mis valesid ta sulle rääkis, et sa ta kägistasid? Mis jama siis? Sa tead, kuidas ta tunnistas, et nad saatsid need tüübid minu kallale, eks? Ja. Pärast sõda hakkas ta ütlema, et ta ei teeks kunagi midagi sellist. Et ta poleks kunagi kedagi minu kallale saatnud. Ta armastas mind. See on kõik jama. Nii et ta ütles sulle, et ta ei saadaks kedagi sulle kallale? Ta juba mõjutad korteri number 1 naabreid. Ma mõtlesin, et äkki ta on lihtsalt neid. Ta paneb teda mingit jama uskuma. Sest ta rääkis mõnele tüübile, et ma peksin teda. Ma pole kunagi midagi muud teinud kui seda, mida ma praegu tegin. Mitte kunagi, jah. See ei tulnud mulle kunagi pähe. No, millega sa ta kägistasid? Oma käega niimoodi. Ma ei mäleta. Ma lihtsalt läksin. Kui kaua sa teda hoidsid?
veidi aega, see võttis kaua aega, see ei juhtu silmapilkselt. see võttis kaua aega. Miks sa teda nii kaua hoidsid? Miks sa teda nii kaua hoidsid? Miks sa küsid küsimusi? Nagu, tead mis, see on ju tapja, eks? Sa tahad, et sind röövitakse. Sa nagu ise tegid selle otsuse, et ma pidin lõpetama. Ta peatas teda. Ma anusin ja palusin teda 17 aastat. 17 aastat. See oli 13 aastat tagasi, kui tapsime tema poissõbra. See juhtus 13 aastat tagasi. Ei, 13 aastat selles jamas. 14 tüüpi on mind taga ajanud. Ja ma ärkasin üles ning mõtlesin, et jätka edasi. Siis ma tulistasin teda. Ma kavatsen ka teda tulistada, aga ma ei kuulnud midagi. Ja see oli siis umbes 4 aastat tagasi? 3-4 aastat tagasi. Ta vedeleb mind kuskil seal prügimäel. Keegi ei igatsenud sind, mees. Kas sa panid osa oma emast prügimäele? Ei kurat, ma ei suutnud. Nii et ta on kõik alles. Ma ei läinud sügavkülma lähedale enne, kui teie ta leidsite. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma lasin iga politseiniku sisse, kes tahtis minna. Jaa. Ma ei öelnud talle kunagi ei. Ma ei öelnud talle kunagi, kuhu mitte vaadata. Jaa. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma lihtsalt ei kavatsenud seda teha. Ja ma ei kavatsenud ennast üles anda, aga ma ei kavatsenud ka põgeneda. Leroy. Nii et kui su ema oli surnud, mida sa siis tööle panid? Mida ma kasutasin tema tükeldamiseks? Jaa. Saagon valamu on. Sa võid selle võtta. Saagan valamu on. Kas sa kasutasid veel midagi? Ei, ma vaatan alles. Kus sa ta tükkideks lõikasid? Juman küll. Suurenenud, mis see on? Sügav külmas. Ta oli sügav külmas ja sa lõikasid seal. Mõnel korral ma ei suutnud seda teha. Ma arvan, et võtsin ära jala, vibutera ja käe või midagi sellist. Umbes siit. Ta laamas sügav külmas, kui sa lõikasid. Ei. Nüüd olen ma temast lahti saanud, nagu teeks poissõber. Mis kurat? Ma ei suutnud seda teha. Ma ei tahtnud teda tappa, eks. Nüüd ütleb Leroy, et ta kasutas saabelsaagi, et oma ema tükeldada pärast seda, kui ta oli ta nädalad varem kägistanud. Aga tema ülestunnistused ei lõpe sellega. Kui kaua sa ootasid enne, kui proovisid teda tükeldada? Lase ma küsin sult midagi. Kas see on tõsi? Kui sa ootad paar päeva, siis veri pakseneb. Kas see on tõsi? Ma ei tea. Ma pole seda tegelikult kunagi kuulnud, aga... Ma mõtlesin selle peale, sest... Kas sa tegid seda? Ei, need olid lihtsalt paar väikest asja. Ogu. Head õnne. Kuulsin, et temaga oli lõbus, veri oli mängus. Ma ei tea, kas oli tõsi. Noh, see pole oluline, millal seda vabastasid. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma mõtlen, ma olen seda varem teinud. Järgmisena räägib Leroy sellest, mis juhtus päeval, mil ta väidetavalt oma ema tappis. Ta tahtis, et ma selle paneksin. Telefooni ümbrise, mille ma talle Amazonis tellisin. Tead küll, see Protector PC oma, jah. Nagu see väike ekraanikaitse. Ei, ta ütles umbes, et kuule, pane see peale, ma ei saa sellega hakkama. Tee seda, tee teist ja see oli lihtsalt lahe. Nagu öeldakse, sa pead oma ema aitama, aga... Su ema peaks olema su ema mees, saad aru? Mitte selline kahepalgelisus sinu selja taga. Kas sa lõid teda üldse? Ei. Kas kunagi? Ei, mitte kunagi. Mina mitte kunagi. Ma ei teinud Reile kunagi midagi enne seda ööd, sellel päeval. Ma ei ole vägivaldne inimene, mees. Ma ei ole halb tüüp. Tegelikult olen ma hea inimene. Aga... Kas sa olid enne seda, kui sa oma ema kägistasid, metamfetamiini kasutanud? Ma kasutasin natuke siin ja seal, aga... Nagu imevähe, noh. Väikesed kogused? Isegi mitte väikestes kogustes, isegi mitte $1 eest. Ja siis iga 7 päeva tagant ma ei tee seda üldse. See ei ole esimene kord, kui sa oma ema kägistasid. See on esimene kord. Aga mis siis 2023. aastal juhtus? Ma kuulsin sellest jamast.
nii et ta valetas selle kohta, et sa kägistasid teda. ta valetas kogu aeg, mees. ta on nartsissist mees. aga siis täna kägistasid sa teda päriselt. jah. aga siis ta valetas. ta valetab kogu aeg, vend. kogu aeg. ta ütles, et ma peksin teda, varastasin tema raha ja mida ta veel ütles. ta isegi ütles kellelegi, et ma peksin teda kord kepniga. ta valietas, vän. puhas vaade. kus sa ta siis jätsid? see toob tuule, okei. ta jättis ta sügavkülma. ma ütlesin sulle, ma panin ta sinna ja jätsin ta sinna. ta viskas midagi perale ja ei vaadanud teda enam kunagi. Kuni sa proovisid. see häirib mind ikka veel, tead. see häirib mind ikka veel. ma tahan teda ainult näha, tead. ma armastan teda. mind ei huvita, mida keegi ütleb. ma armastan teda alati, aga... see on ikka jama, mees. ma soovin, et ma poleks seda teinud. kas sa arvad, et see, mida ta tegi, oli vale? ei, see oli vale. on ainult üks kohtunik, see on Jumal. ma peaksin laskma tal otsustada. Pole tähtis, mida tema teeb. mina oleksin pidanud seda tegema, jah? ta oleks pidanud juba ammu surema. Leroy arreteeriti täpsustamata mõrvasüüdistusega ja tõenditega manipuleerimise eest. Viimaste andmete kohaselt näitavad veebipõhised registrid, et ta tunnistati kohtuprotsessiks kõlbmatuks ja saadeti ravile New Mexico käitumistervise instituuti. Ametnikud püüavad 49-aastast meest taas kohtukõlblikuks muuta, kuid tema juhtum on endiselt pooleli. Enne vanglasse viimist jagab Leroy politseiga oma väidetavat tausta. ma olin 8 aastat näitleja. mul olid rääkimisrollid ja ma ei tea, see oli umbes 76 erinevat filmireklaami, jaa. Tegin seda mõnda aega. olen ülikoolis 4-0 keskmisega tudeng, arvutiteadus. President olen olnud 15 korda järjest. Kas sina laulja, kui näha tuled kontrollida? 2 korda, mees. Öeldi, et olen korras.